just, suur aitäh, et kohale jõudsite. Selliseid asju on alati natuke veider alustada, sest ma tean, et pooled inimesed siin tegelikult ei tea, kus nad on. Osad said mingi jõulukingiks on ju pileti, osad on mehed. Ei, see on nagu teada-tuntud fakt, et nagu 70-80% Eesti kõikidest piletitest ostavad naised. Ja nüüd siin saalis mingi 3 meest istub, mõtleb, miks ma rattapoes olen? Ja ausalt öeldes, see on su enda süü. See on su enda süü, et sa ise ei veeda aega planeerides oma perekultuuriüritusi. Ja ma tean, et mõni mees ostis naisele pileti ja see on väga tore. See on väga-väga tore, see on hea otsus. Mõtlesid, et stand-up, aga viisakas, kõigile meeldib, see on väga armas. Ja ainult teile, head mehed, kes seda tegid, ma teen kõige lõpus ühe munni nalja. Ja see oli esimene asi, mille ERR välja lõikab. Siin on hunnik kaameraid täna, nad ei ole siin ainult mulle isiklikuks tarbeks. ERR filmib aastavahetuse programmi. Nii et kui te tahtsite teada, kuidas Rahvusringhäälingul rahaga on, siis me oleme rattapoes. Ei ole hästi. Et kui teil on tunne, et kuskil on raha puudu, et võiks makse tõsta, see on väga hea põhjendus minu meelest. Aastavahetuse programm rattapoes. Aga mulle meeldib see, et nad hoiavad nagu traditsiooni, et igal tähtpäeval võiks ERR-is vähemalt üks homoeetris olla. See on tore. Ja veel parem, kui saab ühe lapsega homo, aga ma ei tea, kas nad teadsid seda. Ma olen R-is, ma olen kapis. Ei, iseenesest programm on seekord mitmekesine, et ma olen ise ETV2-s on ju selles põhi-ETV-s, seal näidatakse Jan Uuspõllu rösti, kus on nagu 10-25 heteromeest üksteist sõimamas. Nii et õnneks see aasta kõik saavad millegi peale solvuda. Kõigile, kogu Eestile on mõeldud, kõik võivad millegi peale solvuda. Mul endal ei ole väga häid mälestusi ETV nagu aastavahetuse programmist, sest me kunagi koomikutega tegime ka ETV2 ühe aastavahetuse programmi, tegime nalja, on ju. Ja mina tollel hetkel, paar aastat tagasi, rääkisin ühe väga akuutse ja naljaka asja. Kui ma ütlesin, mitu aastat tagasi ütlesin laval, kõik inimesed naersid, kui ma ütlesin laval, et Jüri Ratas ise raius Savisaare jalaotsast. Kõik naersid, see oli hea nali. Ja siis see pidi, filmisime ära, aastavahetusel pidi laivis olema ja siis paar päeva enne seda laivi Savisaar ei olnud enam laivis. Ja ma pidin ise helistama ETV-le ütlema, teate, lõikame selle Savisaare jala ära. Huvitav on olla olukorras, kus sa oled võib-olla tulevikus skandaal. Ma ei ole olnud sellises olukorras. Ma eeldan, et Brigitte Susanne ärkab iga hommik üles. Võib-olla olen, on ju. Mina ei tea, kuidas see käib. Ma eeldan, et sügisel paljud Eesti ettevõtjad ärkasid hommikul üles, mõtlesid, et võib-olla olen Tallinna linnapea. Vaata. Peiteaeg on umbes 2 nädalat. Ma veel ei tea, kas nakatusin. Veel ei tea. Aga vaata, mitu aastat tagasi oli siuke konservatiivsema poolsem valitsus on ju ja siis hunnik mingid progressiivseid sõpru töötavad MTÜ-des hakkasid muretsema, et äkki võetakse raha ära on ju. Et äkki mingid aktivistid, neid ei võeta töölegi enam, äkki kuskil on mingi nimekiri. Selgus see nimekiri on ETV-s ja äkki sellepärast Varro Vooglaid ongi nõukogus. Ta tahab teada, kus see nimekiri on, kus need homod tulevad. Aga iseenesest televaatajatele tõesti siuke kerge hoiatus, et kui te olete väga nagu tuline Reformierakonna, sotside, Eesti 200, Keskerakonna, Isamaa või EKRE või parempoolsete toetaja, siis võib-olla on solvav. Võite lihtsalt heli maha keerata ja lihtsalt pilti vaadata ja pooltele on isegi pilt solvav, siis pange telekas kinni, rääkige sõpradega, puudutage muru, see on roheline millegi tõttu. Aga asja nimi on aasta kokkuvõte. Ma olen terve aasta kõik uudised läbi lugenud. Reaalselt kõik uudised lugenud, avanud iga hommik Delfi, Õhtulehe, ERR-i, isegi Postimehe tegin 2 korda lahti ja kõik olen ära lugenud. Ja isegi ma ostsin see aasta 3 eri korral Põhjarannikut, et üks artikkel läbi lugeda ja
Pank oli ka mures. Ann, ega sa skämmi ei saa. Keegi ei ole kunagi Põhjarannikut ostnud. See on veider. Aga ma olen kõigega kursis. Ma olen ära vaadanud kõik Riigikogu infotunnid, kõik valitsuse pressikonverentsid, kõik Malluka stoorid, kõik PSA vastustoorid, kõik Malluka vastustoorid, kõik PSA vastustoorid ja radari. Ja ma tean, mis toimub. Mulle meeldib kursis olla. Ma võin teile öelda, et kõik on hästi. Meil on Eestis kõik korras, sest Vanilla Ninja on tagasi Eesti Laulul. Nii et kõik on korras. Sest see lihtsalt näitab seda, et kogu elu on tsükliline, kõik, mis on olnud, tuleb kunagi tagasi. Kui Vanilla Ninja on juba praegu Eesti Laulul, siis Margus Tsahkna hakkab varsti uut erakonda looma. Varsti võib näosaates uuesti blackface'i teha ja euro hinda ei tõsta. Kõik on üks ja sama tsükkel ja vaata, majandus on ka tsükliline, majandus on ka tsükkel. Praegu me oleme majandustsüklis selles kohas, kus Kristen ütleb Jürgenile, mine poodi uue viina järgi. Ma veel ei tea, kes maksab, tsükkel käib. Eesti majandus on sellises tsüklis, kus riik varsti läheb Facebooki. Riigilt riigile laenud gruppi. Võlglastel ja kreeklastel mitte tülitada ja kirjutab sinna kellelgi 2 miljardit on või. Ausõna maksan 2028 aastaks tagasi. Ausõna maksan. Ei, no, kõik on tsükliline. Mul on veel üks teooria, et kõik ei ole mitte lihtsalt korduv ja ei tule tagasi, vaid kõik on võib-olla ka simulatsioon. Ja võib-olla isegi arvutimäng. Ja ma tean, millest ma räägin, sest ma olen väikest viisi nohik. Võib-olla tundub, et ma olen hästi cool, ei nohik. Ma lapsena, kui ma 2. klassis prillid sain, siis läksin isaga esimest korda õue. Ja kõige esimene asi, mis ma ütlesin, oli oi, kui hea graafika. Ja see on lihtsalt sissejuhatus, et öelda, ma tean, millest ma räägin. Ma lugesin ühte sihukest uudist, et Oleg Besedini isa koondati Vene kultuurikeskusest. Ja siis 2 nädalat hiljem ta lihtsalt ilmus tööle tagasi. Ja täpselt niimoodi juhtub igas arvutimängus ka. Et kui sul läheb midagi natuke sassi, siis sa lähed viimasesse kontrollpunkti tagasi. Ehk siis universum ütles, kuulge Eesti, teil läks midagi sassi, paneme Olegi siia tagasi. Olegi isa, võite selle sirbi ja vasara maha hööveldada, aga Olegi isa jääb siia. Ta on nagu kirjatuvi. Viskad kuskile, ilmub välja tagasi. No, kõigil vanaema ikka rääkis ju, et Nõukogude okupatsiooni ajal armee viis lehmakolhoosi, aga ise leidis tee tagasi. See on Oleg Besedini isa. Tema viis ka võõrvõim minema ja tuli tagasi. Iga õige meremees teab, kui pikk reis on ees, võtad laevale ühe Oleg Besedini isa kaasa. Ta leiab kodusadama üles. Piiteri. Tegelikult on, päriselt on raske aru saada, mis asi on päris. Kõik on AI-d täis. Igal pool. Minu meelest peaks AI-le panema nagu vanusepiirangu 35 miinus. Liiga palju vanureid kasutab. Ma olen ise ka kohe 35. Ma ei tohiks enam. Mul tekkis see teooria lihtsalt sellepärast, et valimiste ajal Jüri Ratas postitas ühe video, kus ta kirjutas, mul on lennukaid ideid ja siis videos tõusis niimoodi AI tiibade abil Tallinna kohale lendama. Esiteks ei ole uus asi, Mart Helme leviteeris juba aastaid tagasi. Ja teiseks, mul ei ole video vastu nii palju, kui mul on selle vastu, et 1000 Eesti inimesed laikisid seda. Mitte 100, vaid 1000 inimesed mõtlesid, mulle meeldib. Ja see pani mind lihtsalt nagu meis inimestena kõhklema, et äkki me ei väärigi Rail Balticut või Helsingi tunnelit. Me ei tohikski teistega kontaktis olla. Meeldib. Sest mul on üks sõber, kes otsib tööd, ta ütles, et kõik soovitavad tee oma CV AI abil. Ja siis mul on üks teine sõber, kes töötab värbamises, tema rääkis, et ma teen kõik intervjuu küsimused AI abil. Aga nüüd, kui nad tööintervjuu Zoomis teevad, siis 2 robotit lihtsalt chativad oma vahel ju. Ma ütlen, jumala hästi läheb intervjuu, järsku pead ütlema, tead, ülipiinlik. Üks hetk värbaja näitas mulle 9 pilti ja ütles, nimeta kõik valgusfoorid. Ma ei saanud hakkama. Kristen Michal ütles suvel, et asjad on kallid mitte käibemaksu pärast, vaid selle pärast, et meil on liiga palju kaubanduspinda.
ja no ma ei tea, tõesti ta ütles, et Keilas on 7-8 poodi. Mõtle, vaesed Keila inimesed. Ei saa töölegi minna, aga teed ukse lahti pood on ju ja no võib-olla tõesti on ju, Keilas oli suur probleem, et kauplus Keila keskväljakul, kauplus Keila muudeti City Alkoks. Kogu linn oli Facebookis kurb, kirjutas meie armas kauplus Keila ja no ma ise käisin ka lapsena kauplus Keilas, ma olen ka nostalgiline, aga siis see pood ise vastas, et aga ise te ju ostsite ainult alkoholi. Mina lapsena ka ja mina oleks arvanud, et Keila inimesed on õnnelikud, et Rõõmu kaubamaja lähemale tuuakse, aga no võib-olla tõesti. Tänapäeval mulle meeldib Prismas käia, Prismas, Kristiine omas vähemalt, sa saad oma koti enne ära panna, seal on kapikesed, saad koti kappi panna enne kui poodi lähed. Nagu jõusaalis või muuseumis. Kuu alguses ongi jõusaal, paned koti kappi, hakkad asju aga korvi tõstma, kuu lõpus on muuseum. Täna ainult vaatan eksponaate. Ja mulle meeldib käia hommikuti ja õhtuti, keset päeva on liiga palju möllu, vaata, eriti pühade ajal lihtsalt mingid kadunud lapsed, leitud lapsed on ju, Martin ootab infoletis, kuidas tema iseteeninduskassadest välja sai? Seal on rohkem turvaväravaid kui lennukis, ja käingi sellepärast, käin kella 9-10 vahel tihti pärast esinemist lähen poodi ja ma avastasin, et Prisma ja kõik ülejäänud Eesti poed teevad seda asja, kus nad ütlevad lihtsalt, et lugupeetud kliendid, alkoholimüük lõpeb 15 minuti pärast, mis on armas, siiras, tore. Aga miks me seda 17 korda veel peame kuulma? Lugupeetud kliendid, teil on 10 minutit aega. Aga sa tead seda, see on ainus põhjus, miks olla poes 10 minutit enne kella 10. Okei. Jalutad rõõmsalt, lugupeetud kliendid, 5 minuti pärast lõpeb alkoholimüük, alkoholilett on sissepääsust vasakul, sa tead seda, sa oled siin 3 korda nädalas. Okay. Lugupeetud kliendid, 4 minuti pärast lõpeb müük, Milvi kassas number 6 on palju kiirem kui iseteeninduskassad. Iseteeninduskassad on täis joodikuid, kes imelete oma PIN-koode. Okei. Lugupeetud kliendid, 4, 3, 2, 1. Kõik on otsas, sa oled üksi, sa sured üksi. Prisma, mida? Mul on tunne, et me paneme veitsa palju pidu riigina, sest vaata Tervisekassa pani nii hullult pidu, et kõik teised ei tohtinud enam pidu panna. Tegid oma suvepeo nii suure, et jõulupeod jäid ka ära kõigil. Kahju. Aga see ei takistanud. Eesti poliitikud käisid Indias. Dalai Lamaga pidid kohtuma, see neid ei takistanud. Lugesin, et Eesti 200 poliitikud panid nii hullult pidu, et Dalai Lama tiim pidi Eesti tiimile väikse kirjaliku märkuse tegema, kus nad kirjutasid, et me teame, et Eesti kultuuris on olulisel kohal palju juua ja suitsetada. Aga kas te palun saaksite seda mitte teha päeval, mil te Dalai Lamaga kohtute? Esiteks, mul on hea meel, et nad teavad, mis on Eesti kultuurils tähtsal kohal. Me oleme aastaid üritanud öelda, et Skype ja digi, nemad teavad, ei, laua ja viin. Ja siis need poliitikud, nad ütlesid enda õigustuseks, et aga me ju ei olnudki mälus, kui me Dalai Lamaga kohtusime. Jah, teil paluti seda mitte teha, võib-olla see. Ja siis seal küsiti ka, et miks te mõned kohtumiselt puudusite ja nii edasi. Ja siis üks poliitik ütles, et teate, tõesti, ühel päeval mul oli kõhutõbi, mis tõttu ma tollel päeval ei julgenud süüa, aga veini võtsin ikka. Hoiab Eesti kultuuri au sees, näitab neil Indias, et kaera, Jaan ja kännu, kukk. Ja see on tore. Ja ma saan aru, poliitikutel ongi raske ju, vaata, me oleme kõik kuulnud, et 90-ndatel poliitikud kogu aeg Riigikogus ainult mälus on ju. Ja Eestis on 90-ndad läbi, aga Dalai Lamal just algasid. Ta sai 90-aastaseks, mis tähendab nõrk mees, sest Kopli tramm, need vaesed prouad Kopli trammis on ka 90 ja taluvad selle haisu ära. Aga mul on nendele saadikutele ja kõigile teile väike mõte, et kuidas teha häid eetilisi otsuseid, häid eetilisi valikuid. Sest ma olen ise üpris närviline inimene, ma olen veidi ärev ja ma olen nagu terve elu politseid kartnud näiteks. Nii palju, et vahel istun autosse ja sõidan autoga, järsku näen politseiauto kuskil. Mu esimene mõte on, äkki ma olen mälus. Ja siis ma saan aru, et ei, pole 3 nädalat joonud, ei ole võimalik. Aga mu aju ei lõpeta seal, mu aju lihtsalt laseb edasi. Ann, äkki keegi pani toidu sisse LSD-d ja sa veel ei tunne seda. Paanika lihtsalt.
nii palju olen paanikas, et isegi kui ma mupot näen, mu esimene mõte on, kas mul on roheline kaart registreeritud, on ju, ja siis ma saan aru, et jah, ma olen Viru ringil, aga ma olen jalakäija ja see läks nagu üpris käest ära, kui ma paar aastat tagasi ärkasin hommikul üles, nagu suht rajupidu oli ja tegin Instagrami lahti ja lugesin Tartu vangla has started following you. Kas neil said kõik poliitikud Tartus otsa või mis? Aga ma olen hiljuti hakanud ühte asja veel rohkem kartma kui politseid ja ma arvan, et see on mõistlik hirm. Ma kardan, et kõik asjad siin maailmas on mingi loll Taavi Libe eksperiment. Ja seletan, ma olin Taara punktis, panin sinna auku, panin oma neid kõiki tühjasid Red Bulli pudeleid, sest mul on probleem ja siis ma olin täiesti üksi seal ja nurgas olid hiiglaslikud siuksed mõnusad suured kotitäied Taarat. Ma mõtlesin, et ma võiks selle ka ära anda. Ma saaks 4 paki Red Bulli ja ainus põhjus, miks ma ei teinud seda, oli see, et mind tabas siuke mõte, et äkki kohe, kui ma seda raha välja nuppu vajutan, hüppab terve võttemeeskond tuppa, surnud silmadega Taavi Libe vaatab otsa. Noh, oledki halb inimene, jah? Mingitele Ukraina pagulastele ei tahtnud jätta, Eesti lastele ka ei annetanud, kohutav. Paneme internetti üles, vaatame, mis nemad arvavad ja lihtsalt kardangi, ma elan Taavi Libe panoptikumis. Ma arvan, et Taavi Libe kogu aeg vaatab. Ja vaata, kristlased küsivad, mida Jeesus teeks. Mina küsin, mida Taavi Libe filmiks. Ja see on see, kuidas ma teen õigeid otsuseid. Ma soovitan teile ka. Kristjan Michal ütleb, et kaubanduspinda on liiga palju. Ei, mul on tunne, et me teemegi riigina liiga palju. Võib-olla me teeme väikese riigi kohta liiga palju. Näiteks 2 Alaveri filmi korraga. Ühest piisab. PSH ja Mallukas. Ühest piisab. Linnamäe ja Pruunsild. Ühest piisab. Ambitsiooni on võib-olla liiga palju, samas ambitsioon on hea. Ja mina sain teada kevadel juba sain teada, et tegelikult kõik on võimalik. Kui ma kuulsin uudist, et Hendrik Terrasest saab põllumajandusminister, siis kõik võivad unistada suurelt. 5-aastane laps ütleb, ma tahan kosmonaudiks. Saad, see on lihtne. Kui tema sai, saad sina ka. Ambitsiooni on vahel liiga palju, sest näiteks ma lugesin suve lõpus oli siuke huvitav uudis, et Iru elektrijaamas tahetakse katkusigasid põletada. Natuke liiga ambitsioonikas plaan. Sest ma vaatasin need Alaveri filmid ära, mul on tunne, et Iru elektrijaamas katkusigade põletamine, on sama, mis need Alaveri suusatajad ilma dopinguta rajale laskmine. Mõned jäsemed jäävad starti. Iru elektrijaamas ei saa isegi tavalist prügi põletada, see on kogu aeg hoolduses. Iru elektrijaam on rohkem hoolduses kui mu 2008 aastas Škoda. Ja muidu väga hea auto, muideks automaks 75 eurot aastas. Väga hea diil. Ja iga lapse eest annab riik 100 euri tagasi. See tähendab, et Jürgen Ligi on mulle 25 eurtsi sees. Ja see teeb mul lihtsalt tuju heaks. See on ju tore teada. Ja üleüldse Jan Uuspõld läks Tartust koju, on ju, Kaja Kallas läks Brüsselisse. Miks Jürgen kuskil ei lähe? Ta on kogu aeg ligi, ta ei ole kunagi piisavalt kaugel. Kogu aeg. Mul on majanduses raske aru saada, mis toimub. Mul on keeruline, sest vaata, Konjunktuuriinstituut terve aasta on öelnud, kõik on pahasti, kõik ülejäänud on öelnud, ei, kõik on päris okei. Nad on öelnud, ei, hullem kui 90-ndad, kõik on pahasti, kõik ülejäänud on mingi, suht chill on. Ja siis Konjunktuuriinstituudi juht ütles, okei, ma olen siis Tallinna linnapea, mis nagu, okei. Kes oleks osanud arvata, et Eesti Konjunktuuriinstituudi juht on konjunkturist? Ta teeb seda, mis ta armastab. Mulle meeldib see, et tegu on esimese anonüümse linnapeaga ka. Sest kõik uudised, mis ma loen, on lihtsalt kirjas Tallinna linnapea koolon, sest isegi ajakirjanikud ei tea ta nime. Oleks ülejäänud ettevõtjad teadnud, et nii saab. Võib-olla oleks keegi teine olnud, on ju. Ülikeeruline on aru saada, mis toimub, sest ma ei saa mitte midagi usaldada, on ju, ajakirjanduses, kõik on sisuturundus, sotsiaalmeedias kõik on lihtsalt mingi uhuundus, telefonid on lihtsalt selleks, et skämmi saada.
noh, lihtsalt iga hetk, kui telefon heliseb, võtad vastu, Strastvuite, saad mingi hei. Võtad vastu, tere, ma olen Karmel Killandi, ei ole. Ei saa aru, mis toimub. Ja nagu, mul on üks teooria, kuidas ma saan teada, mis asi on päris ja mis ei ole. Ja see on selline teooria, et mul on päris lai tutvusringkond. Ja selleks, et ma usuks, et mingi asi on päriselt hea, mulle peab seda soovitama selle tutvusringkonna 2 täiesti kardinaalselt erinevalt otsa. Näiteks tean päris paljusid maratonijooksjaid ja narkomaane. Vahel ka üks sama inimene. Ta lihtsalt ei tea seda veel ise. Ja võib mõlemad pidi töötada või samal ajal. Aga kuna nad mõlemad, nii maratonijooksjad kui narkomaanid on mõlemad mulle öelnud, et tead, magneesium on hea toidulisand, siis peab olema. Ja vaata 90-ndatel ka Mersuga sõitsid politseiülemad ja maffiabossid, järelikult hea auto on ju. Tänapäeval välismaa pangakonto on ju, noh, see on nii miljonäridel kui eraisiku pankrotis inimestel ja järelikult hea asi. Sest ma muud moodi ei saa kindel olla. Näiteks hiljuti üks pensionifond saatis mulle kirja, et hea Ann, kas sa teadsid, et pensioniks koguvad rohkem need, kes teevad suuremaid sissemakseid ja kellel on kõrgem tootlus? Kus nüüd ütles? Oleks ma vaid teadnud, et kui ma rohkem sisse panen, siis ma saan rohkem tagasi. See on ainus põhjus, miks ma ei ole rohkem sisse pannud. Keegi ei öelnud mulle. Ma loodan, et te kirjutasite kõigile neile ka, kes oma pensioni välja võtsid. Et võib maksa rohkem ja kõrgem tootlus, siis on hästi. Ma vastasin neile, teate, ja ralli võidab see, kes jõuab esimesena finišisse. Keeruline on lihtsalt, ma mäletan, mul on tunne, et ei ole kõik hästi tegelikult majanduses ka, sest kunagi lapsepõlves kooli ajal oli kohustuslikus kirjanduses üks raamat Kadri. Silvia Rannamaa raamat Kadri ja see oli, raamat oli sellest, et Kadri oli kurb laps, sest tema elas oma vanaemaga koos Pelgulinna keldrikorteris. Tänapäeval sa ütled ükskõik, mis lapsele Pelgulinna keldrikorter, ütleb, see on rahavoo objekt. Investeerimisvõimalus. Teeme korda, paneme Airbnb-sse, siit kurat tuleb. Raske on aru saada, mis on päris lihtsalt. Aga mul on tunne, et me rahvusvahelistume ka suht palju, selles mõttes see on nagu huvitav, et ma enam ei saa aru, kes mulle arveid saadab. Et kõik elektrifirmad on nagu veidra nimega. Näiteks Eesti Energia on ju, nüüd on Enefit, energia käib fit ringi, ma ei tea, on ju. Eesti Gaas, nüüd on Elenger, on ju, elekter ja gaas, ülikeeruline, siis Elva. Elektriga vald. Neile endalegi üllatuseks. Ma sain hiljuti teada, et Luun ja Kurgi tehas, ma ei tea, mis see, Luun ja Kurgis, lugesin uudist, Luun ja Kurg, seal tuleb nagu nii palju valgusreostust, et Tartumaal on kogu aeg täiskuu. Seepärast nad ongi natuke tartlased seal. Marko Tasane oleks Tallinnas lihtsalt laulja. Kris Kärner oleks Pärnus lihtsalt Kris Kärner ikkagi, aga vähemalt 1/5 linnapead ka. Raske on aru saada, mis on päris. Ma lugesin ühte uudist, lugesin veel, et Euroopa suusakuurorteid on tabanud järsk hinnatõus. Suusapuhkus muutub jõukamate privileegiks. Muutub! Sest me kõik mäletame seda helget lapsepõlve, kus sa muudkui kogu oma pere ja 20 parima sõbraga lasid Šveitsi mägedes ringi. Mõtlesid, midagigi on Eesti keskklassil veel olemas. Kodus elan makaronist ja suitsuhaisust bistroos. Aga see on mulle lubatud. Cool vibes. Sest Vanilla Ninja lõpuks esitas Šveitsi Eurovisioonil. Olin minagi mõned aastad tagasi sellel mõnusal keskklassi suusapuhkusel Šveitsis. Lugesin klassikalist Eesti kirjandust, traditsioonilist, tuttavat asja meile kõigile. Savisaare kohtutoimikuid ja paar aastat tagasi päriselt lugesin ja seal oli üks pealt kuulatud vestlus, kus Savisaar ja siis üks suur ärimees Aleksandr Kovkin istusid ühe hotelli restoranis, mis oli seal Aleksandri oma ja siis 2 meest, mis ikka vanamehed räägivad, on geopoliitika ja tervis. See on ju tavaline vestlus iga isaga ja sama vestlust pidasid nemad ja siis Kovkin ütles Savisaarele, et tead, Edgar,
sa oled vana mees. Tule minuga Hispaaniasse või Šveitsi, seal on maailma tasemel arstid, nad teevad sihukest huvitavat asja, kus nad võtavad veenist veitsa verd välja. Keerutavad seda ringi nii, et hapnik läheb sisse. Ja panevad veeni tagasi, oi kui krapsakas sa siis oled. Vaadake, paar aastat tagasi ma ei arvanud sellest mitte midagi. Aga nüüd ma olen ära näinud 2 Salaveri filmi. Ja vaadake, nüüd on 2 väga erinevat seltskonda sama asja soovitanud. Ja vaata, no Savisaar ja Andreas Veerpalu, ma ei tea, kumb on nagu maratonijooks ja kumb narkomaan, aga lihtsalt huvitav. Järelikult see peab olema maailma parim asi. Kui me nagu, miks see ongi Eesti Nokia võib-olla? Suvi oli huvitav minu meelest, kes meist ei oleks tahtnud 30-kraadises palavuses Urmas Sõõrumast mõelda joogat tegemas. See on mõnus. Aga aasta alguses ma tegin nalja, et Mihhail Kõlvartil on podcast, mille nimi on Võim ja vägi ja selle pealkirjaga ta juba manifesteerib ja saadab universumile sõnumit, et mida tema tahaks ja ta ütleb võim ja vägi ja seda ta tahab. Ja vaata, saigi kätte. See on tore, et talle manifesteerimine töötab selles mõttes. Kristen Michalil ei ole manifesteerida vaja, tal on Keit Kasemets. Ja see on huvitav, et Kristen Michalil, vaata, kõik räägivad, tead, poliittehnoloogiliselt nii osav vend, sa ei kujuta ette ka, mis mahinatsioone ta teeb. Selgus natuke nagu virmalised. Kõik ütlevad ülikool asi, ise näed, vaatad, pildi pealt nägi laedam välja. See ei ole ju nii äge nagu. Lauri Läänemets oli meedias 2 korda. See on 2 korda rohkem kui kultuuriminister Heidi Purga. See on... Ja mul on tunne, et Lauri Läänemets seisab kultuuriinimeste eest, sest need 2 korda, mis ta meedias oli, ta tegi väga kulturnik asju. Kõige esimene asi, mis ta tegi, oli see, et ta DJ-tas mingis klubis täiesti tasuta haltuura korras. Kõik kulturnikud teevad. See on, me armastame tasuta esinemisi. Ja teine kord, kui ta meedias oli, siis ta maksis sõbrale mustalt palka. Kes kultuuriinimestest ei armastaks mustalt palka saada? See on, rahvamees. Ja mulle meeldib see ka, et ta pani selle raha nagu lõhnaküünalde karpi ja šokolaadikarpi. Sest see pole ümbrikus. Läänemets teab ka, et elu on nagu šokolaadikarp. Sulas magusam. Ja see naine, kelle ta seda raha andis, ta teavitas kapot ka sellest ja ma kujutan ette, et mingi kapo ametnik lähebki Paidesse. Talle näidatakse, et näed, siin on see raha, ja siis ta võtab selle raha, nuusutab. Ocean Breeze. Lauri Läänemets on siin olnud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta teeb sellist huvitavat asja, et ta saadab iga nädal oma alluvatele kirja, mis on nagu väga muhv tegevus, sest keegi ju ei loe. Mul on podcast ka, mida keegi ei kuula, selles mõttes, me oleme mõlemad publikuga muhvid ja kirjutabki oma mõtteid elust ja olust ja septembri alguses ta saatis ühe kirja, kus septembri algus, mis sa ikka kirjutad, justiits- ja digiminister, september, kool algab, räägid digitarkusest, võib-olla teed mingi kampaania või september on septembris ei joo, Eesti 200 omad sellest ei kirjuta ja... Aga saatis kirja, ei olnud ühtegi nendest asjadest, ta lihtsalt kirjutas, et teate, Stenbocki maja vetsuremont oli liiga uhke. Aga Stenbocki maja ei jäänud vastust võlgu, Riigikantselei vastas talle, ta ütles, see peldi kummistus iga nädal. Nagu saate aru, ta lihtsalt vastas, tead, meil siin kurat ametnikud, poliitikud, ajakirjanikud, kõik toodavad nii palju paska. Me ei saa seda välja pumbata kogu aeg. Teie võib-olla oma ministeeriumis teete üks sisse, üks välja süsteemi. Ei, me muudkui laseme täis ja kutsume Jüri. See peldik sai nii kuulsaks, et Marko Reikop tegi Ringvaatest 6-minutilise segmendi sellest. See on nagu... Ja see oli väga kihvt vaatamine. Kujutage ette, kui palju näitlejaid, muusikuid või poliitikuid tahaks ise olla Ringvaates. Ei, Marko Reikop lihtsalt intervjueerib peldikut. Ta rääkis sellest vetsupotist ka, nagu ta tutvustab Eurovisiooni neid vaheklippe. Ja see Stenbocki peldik on öelnud, et tal on kurb lapsepõlv.
pidevalt umbes, kuid viimane iluoperatsioon on ta päästnud. Tal on suht kindlalt ATH. Unustab kogu aeg ära, millal vett lasta. Mõelge, kui kurb Igor Taro oli. Reiko Penne intervjueerib Peldikut kui teda. Mult on sõbrad küsitnud, et mis ma arvan, mis toob tulevik erakonnale Eesti 200, 199, 198, 197, 5, 4, 3, 2, 1. Ei, nali, keegi pole mult seda küsinud, see ei ole väga igav küsimus. Iseenesest üks asi, mis mulle väga meeldib Eesti poliitikas on kuluhüvitised. Mitte inimesena minu meelest rõve, mis nad teevad, ostavad majoneesi ja vastik. Aga mul on hea meel, et neil endal on lõbus ja et ajakirjanikel on lõbus. Sest näiteks Kalle Grünthal suvel viis kuluhüvitiste eest oma armukese American Beauty Car Show'le. Kalle Grünthal ise kandideerib Paides, American Beauty Car Show toimub Haapsalus. Aga võib-olla ta reaalselt viiski oma valija, äkki see oligi valijaga kohtumine, et Paide naine ei taha arvamusfestivalile minna. Kuhu sa Paides viid? Muidugi sa viid ta Haapsalu American Beauty Car Show'le, sest arvamusfestival ja American Beauty Car Show, ühe laetakse tühja tossu välja ja Haapsalus on driftimine keelatud. Ta lõpuks maksis selle 20 eurtsi tagasi, mis see naise nagu lisakulu oli. No okei, Haapsalus on odav ju siis on ju. Aga see on mõnest tore, vaata, et Grünthalil võeti saadiku puutumatus ära, sest ta väärkasutas kuluhüvitisi, tankis võib-olla sõbra autot, pereliikme autot. Ta ise ütles, et ta ei teinud seda. Millegi tõttu 2 erineva kaardiga maksti 2 erinevas kohas samal ajal. No võib-olla ta on ajarändur. Võib-olla ta ei teinud seda, aga Riigikogus saadiku puutumatus võeti ära. Mis on minu meelest kõige lahedam reality show üldse Eestis. On see, kuidas Ülle Madise läheb Riigikokku. Ütleb, sina oled nõrgim lüli. Ja see on lahe. Gert Kingo juba aasta alguses läks, vaata Riigikohus mõistis lõpuks süüdi ka kuluhüvitiste väärkasutamise eest. On ju. Ja mõnest see on nagu huvitav. Eesti kohus ei ole kunagi nii kiiresti tööd teinud kui temaga. Nagu EKRE ei jõudnud süvariik karjudagi enne kui järgmisesse astmesse jõudis lihtsalt. Maakohus otsustab EKRE lihtsalt süvari ja ringkonnakohus juba otsustab süvari. Aet Süvari mõtleb, mis ma neile ette jäin. Asi on Riigikohtus, pomps süvariik otsustatud. Aga see on pull, et Gert Kingo asemel tuli Riigikokku Peeter Ernits. Ja Peeter Ernits minu meelest on Eesti kõige parem minimalist, sest ta valiti Riigikokku EKRE liikmena. Tema mõtles natuke liiga palju tähti. Ta läks EKRE omadega tülli ja asutas oma erakonna, võttis 1 tähe vähemaks. Nüüd on Eesti rahvuslased ja konservatiivid, ERK. Ta läks nendega ka tülli, võttis 1 tähe vähemaks. Nüüd on Eesti Keskerakonnas, EK. Mis tähendab, et kui sa aasta pärast küsid, mis erakonnas sa oled, siis ta lihtsalt ütleb Eesti kohtust rääkides ma olen ikkagi kursis Mailis Repsiga. Ja lugesin Mailis Repsi Facebookist, kus ma käin veidralt palju. Lugesin see suvi, et tema on hakanud mesinikuks. Ta kasvatab mesilasi, peab väikseid tarusid, töö on tore, täitsa lõbus on, aga tal on üks probleem, et iga kord, kui mesi valmis saab, siis tuleb üks karu, rüüstab ta tarud ära ja röövib ta mee ära. No jah, Mailis, ei ole ju hea, kui keegi midagi sult varastab. Ja võib-olla karu jaoks mesitaru on täpselt nagu Jura kohvimasin. Käpaga. Aga ma lugesin seda tema Facebookist ja 2 päeva pärast seda ma lugesin ühte šokeerivat asja ja ma ei ütle, et need on seotud, aga võib-olla on. Sest 2 päeva pärast seda ma lugesin uudist, mille pealkiri oli Karujaht jätkub. Tallinna halduskohus otsustas lõpetada esialgse õiguskaitse karujahile. Ma tõlgin ära kõik, kes ei ole karueksperdid. See tähendab seda, et Eestis on üks aktivist, kes annab iga aasta karude jahtimise kohtusse, ütleb, ei tohi karusid lasta. Kohus arutab seda natuke. Üks hetk otsustab, no okei, võime tegelikult küll. Vahepeal ei tohi. Aga nüüd, pange tähele, kõigepealt kirjutab Mailis Reps Facebooki. Kurat, karu on ees. 2 päeva hiljem Eesti riik ütleb, tead, võid maha lasta. Ja ma ei ütle, et need asjad on seotud.
Ma lihtsalt ütlen, et Eesti kohus esimest korda tegi Mailis Repsile mõne positiivse otsuse. Ja ma märkasin ühte väikest mustrit, märkasin veel selle saadiku puutumatuse äravõtmisega. See oli siuke muster, et aasta alguses võeti saadiku puutumatus ära Kalle Laanetilt ja nüüd võeti ära Kalle Grünthalilt. Mis tähendab, et kuskil Raplamaal on paanikas Kalvi Kalle. Kes mõtleb, jumal tänatud, et ma Riigikogus ei ole. Mult võetaks ka. Siis ta vaatab oma jalavõru, mõtleb, ma olin juba vanglas, kõik on korras. Kalle Laanet on Saaremaa mees. Ma ise käisin ka Saaremaal, suvel käisin Saaremaal ja minu auto oli kõige esimene auto, mis Saaremaa praami peale läks. Sõidame sinna, käsipidur peale, kohe trepist üles ja kuidas juba 40 inimest seljankat ostab. Kus nad said sinna ja miks see kohustuslik on? Põhiseaduses on kirjas, ostad praamil seljankat, kõik on ju kahtlane. Ja mul on väike vandenõuteooria, sest vaata, Soome laev on ju tegelikult saaks sõita palju kiiremini. Tallinn-Helsingi laev ei pea sõitma 2,5 tundi, ta sõidab 2,5 tundi, et sina saaksid osta longerot ja kogu oma sularaha maha mängida. Ja minu teooria on, et äkki Saaremaa praam võiks ka tegelikult 7 minutiga kohal olla. Aga nad on välja arvestanud optimaalse seljanka serveerimise aja. Viimastele kallatakse kulbiga suhu veel ja siis tuli Tüürimest, ütles, Ain, sul on õigus. Need 40 inimest siin, me ei lasknud neid mandril maha. Nad ei söönud seljankat piisavalt kiirelt ära, nad teevad ühe ringi veel. Käisin Saaremaal, lugesin Saare uudiseid ka, käisin Saarte Hääle portaalis ja scrollisin ringi, et tuttavalla kohaga, kus ma olen ja umbes 4. uudis oli, et vaata, mis toimub Kuressaare kesklinnas. Live kaamera pilt. Ma mõtlesin, äkki mingi kontsert või mingi protest ja vajutasin peale ja siis mõtlesin, kurat, pilt on hangunud. Tegin refreshi. Ikka sama, tegin veel refreshi. Umbes pärast 6. refreshi vaatasin, sittagi ei toimu. Ongi lihtsalt Kuressaare kesklinn. Isegi purskkaev on aegluubis. Aga kõige pullim oli see, et 3 inimest vaatas seda sama asja samal ajal. Mis tähendab, et Eestis oli tollel hetkel kokku 4 inimest, kellel ei ole ühtegi probleemi. Kõik lihtsalt chillivad, vaatavad, päris hea. Kalle Laanet on Saaremaa mees. Mul on kahju natuke saarlastest, mitte nagu üldiselt, vaid sellepärast, et teised norivad neid vahel, et nad ei oska nagu tähte kasutada. Vaata, ütle põõsas, ütle põllumajandus. Kahju on, ei peaks minu meelest norima, et ei oska kasutada, sest mul on palju heteroseksuaalseid naissoost sõpru ja nende sõnul väga paljud Eesti mehed ei oska emmi ka kasutada. Kuulge, lubasingi sellega lõpetada, see oli kõik. Suur aitäh, et ära kuulasite. Teiega oli väga-väga tore. Mina olin Ain. Nägemist. Tšau. Head aega.